Noh, oli küll nädal. Esimene pool oli nii külm, et Circle K kabanosid külmusid 10 sentimeetrit lühemaks. Teine pool oli nii kuum, et poliitikud higistasid, nagu oleks valimiste päev. Vaat, mis juhtus Keskerakonnaga. Nende populaarsus jäi jahedamaks, sest majandus- ja taristuminister Kadri Simson istus soojalt Tallinnas ametis mõttetu asendustegevusega. Selle asemel, et tähtsaid kohustusi täidaks, nagu Hiiumaa praamiliiklus. Tegevusetsusega lõikas Simson 2% Eesti kabanossist maha ja jättis merre hõljuma. Hiiumaa ettevõtted, Hiiumaa kaubad ja Hiiumaa ühendus on katkenud, kuni rahvas peab Kadrile errumineku peo sügiste valimistega. Küll siis tal higi alles voolab. Päriselt on vaja terve kaadri errumineku peo korraldada. Valitsus tahab ikka kinkida Putinile 5% vabadussõjaga võideldud territooriumi ida pool ja nüüd Kadri lõikas 2% territooriumist läänest. Me pole tahtnud sellist tükeldatud Eestit. Külma sooja kevadine vaheldus on märgata ka Tallinna linnatranspordi aktsiaseltsi juures. Keskerakondlased, kes maksumaksjatele külma tegid altkäemaksude võtmisega, saavad nüüd higistada vangis semudega, kes nendele ka pistist taha panevad. Peaminister Putini Ratas targutas Toompealt, et keegi peab ikka kuriteo eest vastutama. Noh, kes see keegi siis peaks olema? Kas mitte partei liider, kelle loal sulid oma soojad kohad said? Võib-olla saab Ratas oma karistust mujalt. Aga Taavi Aas, Tallinna linnapea, kes päriselt sobiks paremini Kadaka kasutatud autode müügimeheks, võttis vastutuse enda peale ja astus tagasi. Mitte nagu loota linnapea kohalt, vaid ainult Tallinna linnatranspordi nõukogu esimehe kohalt. Nagu vanad müügil Datsunid, ega Taavi koduõuest minema startida ei taha. Tagasi võib astuda kah juht Enno Tamm, aga ega nad sellepärast ju palgad ja hüvitised tagasi anna. Ja ega keskerid rahva raha võtmata ei jäta, sest kui ühed sulid eemaldatakse, tulevad ju kohe uued asemele. Keskerid ju määrasid Kalle Klandorfi Tallinna linnatranspordi nõukogu esimeheks. Nagu Vabaerakonna Andres Herkel märkas, Aasa vahetamine nõukogus Klandorfi vastu on sama hea, kui võtta paremast jalast sokk ja panna vasakusse jalga. Kui jutt juba Vabaerakonnast, siis on näha, et soe kevadtuul pani täkkude vere keema kah seal. Andres Herkel ja Artur Talvik läksid omavahel kiskuma erakonna esimehe koha pärast. See on sama absurdne, kui peaks Titanicu reisijad valima uue kapteni pärast laeva uppumist. Siiski vahet on. Erinevalt Vabaerakonnast, Titanic jääb igavesti meelde. Teadlased ennustavad, et järgmise 30 aasta jooksul tuleb maailma tipplastepäev. Võib-olla ma ei oska seda hästi väljendada, aga on varsti tulemas päev, millal maailmas on kõige rohkem kuni 16 aasta vanuseid elanikke. Pärast seda päeva on ennustatud, et laste arv hakkab kahanema, seega planeet Maa inimelanikkude arv hakkab kahanema.
eestlased on muidugi sel teemal maailma trendi eesastujad. Hiinlastel aga on omapärane mure. Beijing ülikooli spermapank nõuab doonoritelt eeltingimusena lojaalsust kommunistliku parteile. Kuigi makstakse umbes 500 eurot annetuste eest, on kõikidel Hiina spermapankadel raske doonoreid leida, sest ma arvan, tootmisvahendid on jäänud erakätesse. Pole kah räägitud, kas nõutakse naistelt kah lojaalsust. Kui naine pole partei liige, siis mina kujutan ette, et läheb spermapanka ja mingi musta kuue ja sonimütsiga tüüp tuleb juurde ja ähvardab. Kasi siit minema, sa kapitalistlik hoor. Pea meeles, mida me teie suguste tegime, kui Mao Tse-tung oli võimul. Kodu jõudes naine peab seletama, et polnud ainult spermat, aga polnud kah püssile kuule. Venemaa ikkagi proovib Skripalite mürgitamise juttu maha vaigistada. Vene välisminister Lavrov kommenteeris, et oleks Venemaa Sergeid ja Juliat mürgitanud, oleks olnud surm ju otsekohene. Lavrovi pressiesindaja Marina Zakharova oli taktitundelisem. Tema teatas, et mürgitamine oli kindlasti brittide enda teostatud ja laadis Facebooki Briti komöödiasarja videoklipi Yes Minister tõestuseks. Why didn't you expel 76 Soviet diplomats? That has been our practice in the past when we wish to ensure that the press lose interest in something. You can't do that. It'd be a great headline for you. Government cracks down on red spy ring. Very patriotic.